Tere tulemast kuulama järjekordset tulevikust täna episoodi. Et sel korral võtame jälle teemaks kosmose. Et me oleme siin varasemalt arutanud sellest, et kuhu me kosmosereisidega võiksime jõuda või kus me nendega oleme või millal me nagu kõik koos saame minna kosmosesse hotelli. Aga see, nagu meil see arutelu lõpuks välja tuli, ikkagi on natukene veel selline tuleviku teema, kuigi me ei ole sellega tänapäevas väga kaugel. Aga täna üritaks rääkida sellest, mida Eesti teeb kosmoses. See võib tunduda selline natukene nagu naljakas teemapüstitus, et Eesti ja kosmos, et me pisike riik, mingid kosmodroomi meil ei ole, siit rakette me ei tooda, et mis me seal kosmoses ikka teeme, aga tegelikult kui natuke ajalugu vaadata, siis esiteks teaduse poole pealt on Eesti pannud tohutu panuse kosmosesse. Meil on Jaan Einasto on universumi kärgstruktuuri teemaga maailmakuulus nimi, et Eesti on sinna palju panustanud. Ja et sealt varasest ajast on veel asju, mis Eesti on kosmoses teinud. Aga tegelikult Eesti on ka kosmoses ju siin, ma arvan, et mitmed on kuulnud nendest EstCube'i projektidest, mis on tudengisatelliidid asjad, et tegelikult me oleme mõnda aega sellel teemal nagu susisend ja meil tuleb järgmine aastaga lausa, me oleme 10 aastat juba kosmoseorganisatsiooni liikmed. Et sel teemal mõtlesingi, et võiks rääkida natukene Eesti kosmosetööstusest ja kõigest muust ja selleks, et ma siin järjekordselt monoloogi ei peaks, olema tegelikult kutsunud ka endale 2 külalist, kes saavad ennast nüüd tutvustada. Tere, mina olen Karoli Kahn, ma töötan kaugseire ettevõttes Kapaseta operatsioonide juhina, aga ma tean kosmosest natuke rohkem kui ainult meie ettevõttest, sest ma varasemalt töötasin Eesti kosmosebüroos ja ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis kosmosenõunikuna, nii et proovin teemat natuke avada. Tere, mina olen Sandra Mirella Valdma, mina töötan sellises ettevõttes nagu Küberneetika, Infoturbe instituudis projektijuhina, aga minu algne taust on ka füüsika, nii et ma olen neid tudengisatelliite küll pole osalenud, aga kõrvalt näinud. Mainiti enne Jaan Einastut, tema oli tegelikult ka üks minu selliseid eeskujusid kunagi, kui ma osalesin Rakett 69, siis ühe saate raames minu palvel oli võimalus talle reaalselt külla minna. Jaan on minu teada veel endiselt suhteliselt kõbus, et ma veel hiljuti mäletan KBF5 mul ilmselt tippkeskuses, mis on kosmoseteemadega seotud ja siis ma mäletan, et on veel ka täiesti tippkeskuse koosolekud olnud, kus Jaan Einasto on kohal ja siuke täiesti aktiivne, mis sest, et ta on täna vist 95, et väga, väga nagu selles mõttes fantastiline, et inimene jaksab veel endiselt teemadega tegeleda. Aga nagu võib-olla mõistlik ongi siis alustuseks natukene avada, et ma arvan, päris palju inimesi ei seosta oma igapäeva elu kosmosega. Kuigi tegelikult me kasutame, me võib-olla mitte iga minut, aga igapäevaselt nagu väga palju aega kasutame teenuseid ja infot, mis tegelikult on kõik kosmosest pärit. Jah, üks ju tegelikult GPS minagi siia tulemiseks, võtsin mobiili lahti, vaatasin, kuidas on kõige sirgem tee siia jõuda. GPS ju tuleb meil satelliitide vahendusel, see võimalus ennast positsioneerida siin maakera peal. Ja navigatsioon on kindlasti üks asi, mida me kõik kasutame peaaegu iga päev, sest eriti kui me võtame sinna juurde veel liiklusinfo ja muu, siis kuidas leida kõige parem tee ja mis on üks asi, aga teine asi kindlasti on ilm, sest kõik ilmaennustused, ilmamudelid tänapäeval väga vähe tuleb ikkagi ju mingitest vaatlusjaamadest, enamus tuleb satelliidipiltidest ja reaalajas satelliidipiltidest ja sealt tehtud mudelitest. Et ma arvan, et ongi, et põhilised teemad vast ongi side, mingisugune signaal ja pilt. Kui hästi niimoodi laialt kokku, et mis on see, mida kosmos meile annab. Ja, kaugetesse kohtadesse ei jõua tänapäeval ka internet ja televisioon ilma satelliitideta, nii et see ei pea isegi nii kaugel olema, see on täiesti siuke võib-olla ka Harjumaal, kuhu see viimase miili kaabel pole kunagi jõudnud, et siis võtadki mingi Starlinki või asja ja saad internetti, et tänapäeval on selles mõttes oluliselt kasvanud. Ja me tegelikult ju igapäeva ilma me ei mõtle ka selle peale, et üks asi on see, et kas mis jope ma selga panen, kui ma õue lähen, aga teine asi on ju see, et millised on tõesti kas sõiduteel ilmastikuolud, lennunduses ilmastikuolud väga tähtis.
et kui palju peab arvestama kütust lennukil, kas saab üldse õhku tõusa maanduda ja nii edasi. Ja sellega mul on hiljutine väga ebameeldiv kogemus, kus avastati niimoodi suhteliselt vahetult enne lahkumist, et tegelikult oleks kütust juurde vaja ja siis minu ja veel 45 reisija pagasi jäeti maha lihtsalt, sest kütust oli vaja. Et jaa, et seda sorti info on abiks, kui see on ette olemas. Enne kui see inimesed lennukist ära pakid. Aga jaa, ei, selles mõttes on see info või ütleme kaugseire on, ütleme klassikaliselt üks nendest asjadest, mis on olemas ja ma arvan, et eks paljud on ka Google Mapsi või kuskilt, kus sa vaatad, mis ümberringi on, kus sa avastad, kus on metsad. Näiteks üks teema ongi ju meil siin kogu aeg suur vaidlus selle üle, et kas meil on metsi rohkem või vähem, mis sorti metsad meil on, igal ühel on oma mingi arvutusmeetod, aga alginfo laias laastus on ju suuresti satelliid, mingil määral mingid ortofotod, aga põhiliselt satelliid. Sarva ju tänapäeval ikka keegi inimene reaalselt läheb üksikult puid lugema. Kindlasti on ka kohti, kus minnakse üksikuid puid lugema, sest eks sa pead mingil määral oma neid vaatlusandmeid ju kalibreerima, see tähendab, et sa satelliidi pealt vaatad, siin on ühte sorti, siin on teist, siin on kolmandat, saadame sinna inimesed vaatava, las nad loevad üle, palju seal siis tegelikult puid on. Aga need suured mahud ja suured andmed, need tulevad kõik ju kosmosest. Ja, see on Eestis päris kuum teema olnud ja hiljuti meil tegelikult Kapasetas õnnestus teha pilootprojekt koos Keskkonnaagentuuriga, et tuvastada lageraiaid, nii et ma arvan, et meie riigiasutustes võib-olla see on esimene samm sellise kaugseire põhjalikumaks kasutusele võtuks selles valdkonnas, sest tegelikult need pildid on ju objektiivsed, me ei saa siin vaielda selle üle, kas metsa on rohkem või vähem, et me saame ära mõõta. Me kavatseme tüvemahtusid mõõta satelliidipildilt ja siis saada palju täpsema metsakõrguse andmestiku tulevikus, et see asi peaks olema nagu kõigile selge varsti päris konkreetsete andmete abil. No, eks see kipub olema see, et seni käis asi selle järgi, nagu see klassikaline ütelused on, et on väiksed valed, suured valed ja see on statistika. Et kui sa võtsidki selle mingite keskmiste järgi ja said erinevad koefitsiendid, siis tuligi niimoodi, et üks koolkond rääkis ühte, teine rääkis teist ja siis ühe järgi on metsa üle, teise järgi on metsa puudu. Et saa siis aru, mis see lõpuks on. Et jah, oluline olekski see, et me jõuaks ikkagi mingisuguse objektiivse infoni, et mis on ja siis ongi see, et sa klassikaliselt ikka, mingites kohtades teed oma kalibreerimised ära, siis teed selle järgi hindamise kolmandasse kohta, siis lähed mõõdad selle üle, kui täppi sa panid, on ju. Aga kui sa seda saad andmed enam kokku, siis sa saad ju tegelikult, ma ei tea, kui reaalajas infot saab täna? Kui reaalajas vaja on, et võib-olla metsade vaatamiseks väga kiiresti ei olegi. Kukkumist vist ei ole vaja vaadata ja päris reaalajas. Aga me ise kasutame tavaliselt Euroopa Liidu satelliite, mis toodavad andmeid, mis on kõigile tasuta vabalt kättesaadavad ja peamiselt Sentinel-1 ja Sentinel-2 satelliiti. Sentinel-1 on siis radarsatelliit ja Sentinel-2 on optiline. Sentinel-2-lt saame pildi praegu umbes iga 5 päeva järel ja Sentinel-1-lt, kuna üks nendest satelliitidest on katki, saame praegu iga 12 päeva järelt uue pildi. No mis see lahutusvõime sellistel? No umbes 10 meetrit piksli kohta. Okay, siis päris üksikud puud vist ei taba. Lageraia saad kätte, aga... Me tavaliselt vaatame maalappe alates 0,5 hektarist. Saab ikka väga hea täpsusega öelda, mis toimus. Arvestades Eesti pindala, siis 0,5 hektarit on ikkagi üpris detailne mõõde. Jah, Eestis saab sellega päris palju, näiteks ma tean, et minu meelest on 140 000 põldu, mida me seirame PRIA jaoks praegu igal hooajal, et mõnes riigis, ma ei tea, seal lõuna pool vist, näiteks Itaalias on jällegi väga väikesed põllulapid, millel tegutsetakse, et seal oleks palju raskem meil nende andmetega tegutseda, aga siis võib osta muidugi tasulisi täpsemaid satelliidi andmeid ja pakkuda natuke kallimat teenust. Jah. Aga jah, selles mõttes, et nagu see on nagu juba ju konkreetne teenus, et kus selle sama pildi info alusel
me oleme kõik harjunud tasuta teenuseid kasutama, nagu see sama Waze ja Google'i või mis iganes kaudu sa navigeerid, see on keskselt kinni makstud. Pluss lisaks oled sina ise ju andmeallikas, ega kust see Waze need liiklusinfo ikka saab, kui mitte sellest, et ta vaatab, kui palju telefoni kui aeglaselt liigub. et selles mõttes, aga tõesti, kui me võtame seda sellise kommertsteenusena, siis sa tõid välja riigisektori, et PRIA jälgib, aga samad moodi on ju ka, kes tegi seda pinnalihk või maalihk nagu analüüsi. Võib-olla Taatel äkki, Sille rakendus oli. Ja, et kus nagu vaadatakse seda, et kui stabiilne mingisugune koht on, et või kui sa tahad Google ehitama hakata või niimoodi, et kas on olemas mingid ajaloolisi, kus on näha, et mingid maanihked või asjad, et sa peadki arvestama, et oma vundamenti hakkad planeerima, et siis seal on tõenäoliselt nagu siuke kahtlane teema, et sama vist sildade ja millegi muu jaoks, et kui sa tahad teha, et tegelikult sellisesse igapäevaelu tootvasse tööstusse läheb seda nagu päris aktiivselt sisse. Ja ilmselt küll. Me siin oleme viimasel ajal keskendunud avalikule sektorile, et nad saaksid oma otsuseid teha andmete põhjal paremini, et seda erasektori müüki veel planeerime tulevikus, et see turg ei ole nii selge veel. Aga teil oli ju ka väike siin, Sandra, mingi siuke põnev tegevus satelliitide omavahelise. Jaa, meie katsetame meil on selline salajane ühisarvutamise platvorm, kus siis, kui tavaliselt sa pead avalikult andmeid jagama, et midagi arvutada, statistikat või nende piltide pealtki andmeid võtta, siis meie platvorm, mida me siin juba kuskil 15 aastat oleme arendanud, võimaldab niimoodi teha, et erinevad partnerid, kes soovivad andmeid nii-öelda kokku panna ja arvutada midagi nende baasil, on võimalik, et nad krüpteerivad need andmed ära ja kõik need statistilised arvutused tehakse krüpteeritud andmete peal. Ilma, et see teised partnerid või see, kes arvutab kordagi neid andmeid näeks. Ja kuidas see siis kosmosega seotud on, et üks esimesi katsetusi meile ka juba pea 10 aastat tagasi, järgmine aasta saabki ka meil 10 aastat esimesest artiklist sellel teemal, oligi kosmoses, kus USA organisatsioon nimega DARPA tuli meie juurde ja ütles ühe teise projekti raames, et oi, kas te saate... Militaaruuringute. Militaaruuringute keskus. Ja et kas te saate seda sama lahendust, mis teil on, kasutada selleks, et satelliidid omavahel kokku ei põrkaks. Et meil on salajased satelliidid, teistel on salajased satelliidid, tahaks arvutada tõenäosusi kokku põrgeteks, aga samas ei tahaks jagada nende satelliitide trajektoore. Ei tahaks öelda ka, kuhu nad manööverdavad, aga kokku ikka ei tahaks põrgata. Ja esimene artikkel siis sellel teemal, kus me seda katsetasime, tuligi nüüd 9 aastat tagasi välja. Ja nüüd viimaks vahepeal on suur paus olnud, me oleme seda sama lahendust kasutanud igasuguste teiste asjade arvutamiseks meditsiinis, panganduses ja nii edasi, aga nüüd oleme Euroopa Kosmoseagentuuri projekti kaudu jõudnud jälle juurde tagasi ja siis saanud seda edasi arendada ja katsetada reaalselt päris andmete peal. Nii et põhimõtteliselt sul on küll krüpteeritud kujul, aga sa tead nagu USA luuresatelliite, Venemaa luuresatelliite, Hiina luuresatelliite. Tegelikult isegi ei tea, sellepärast, et see, kuidas see krüpteerimine toimub, on see, et see üks partner võtab oma andmed tükkideks. Need tükid ise ei oma mingit sisu. No kui meil on näiteks number 24, siis me võtame selle tükkideks niimoodi, et me võtame 10, 10 ja 4. Aga kui sa vaatad üksi seda number 10, siis see ei ütle sulle mitte midagi. Ja selleks, et seda turvalisust tagada, ongi meil 3 erinevat arvutuskeskust, kes siis omavahel ei tohi nii-öelda suhelda või olla usaldusväärsed. Väga tihti ongi need samad siis USA näiteks ja Euroopa Liidu mõni riik või siis, nagu öeldakse Venemaa, need ise need arvutuskeskused ja siis igaüks saadab oma selle ühe tükikese ühte arvutuskeskusesse, 10, 10 ja 4 ja nende peal on võimalik teha statistilisi arvutusi, ilma et sa tegelikult näeks mingit sisulist informatsiooni, sa ei tea, et see annab 24 sulle kokku. Okei, no igatahes seal vist kogemata põrkeid pole väga palju toimunud, et tahtlikke muidugi on, aga see on... Mõned kogemata põrked on ikka toimunud ka tegelikult,
kuskil, kas see oli 2010, kus põrkasid täiesti juhuslikult kokku satelliiti arvutuste alusel, pidid nad möönduma teineteisest kuskil 60–100 meetri kauguselt, aga kuna tol hetkel, tegemist oli siis USA ja Venemaa satelliitidega, kuna tol hetkel ei jagatud täpselt trajektoori informatsiooni teineteisega, siis kahjuks nad tee teineteisega kokku leidsid. Ja milles ongi probleem on see, et ühest sellisest kokkupõrkest tekib miljoneid väikseid osakesi, mis nagu suure prügipilvena lähevad sinna laiali ja ohustavad tegelikult kõiki neid teisi satelliite, mis sellest tehti ju isegi ka film, see Gravity, mis on küll kõvasti nagu illustratiivselt üle võimendatud. Jah, aga tegelikult eks need illustratsioonid ongi ju see põhiline asi, ega see, kus ma ütlen 10, 10 ja 4 annab 24 kokku, on ka väga tugev lihtsustus sellele tehnoloogiale. Aga selles mõttes, et see põhimõte, kui keegi pole näinud Gravityt, siis võib minna vaatama see, või nüüd tuleb rentida küll kuskilt, sest see on päris vana film juba, aga see põhimõte oli sama, et satelliitide kokkupõrkes tekkinud see kaskaad tohutu osakeste see tükkide asi. Et tegelikult kosmoseprügi mõttes on see ju vägagi oluline, et mida rohkem meil seal seda kola ringi tiirleb, kuigi, olgem ausad, kosmos on suur. Seda enam on üllatav, et neil õnnestub aeg-ajalt üksteist üles leida kahel asjal, aga tegelikult nagu, et kui vaadatakse neid, keegi kindlasti on näinud neid pilte, kus on maakere ja siis ümber selle on see kosmoseprügi, aga mis näeb ilgelt tihe välja. Aga unustatakse ära mõõtkava, et see üks piksel on nii umbes 1000 korda suurem kui see satelliit või asi, mis seal on, et tegelikult on see ikka väga palju tühja ruumi. Tegelikult on üllatavalt palju neid nii-öelda lähedalt möödumisi. Ja standard trajektorid vist selle pärast. Jah, sest kõik tahavad ju umbes suhteliselt samal kõrgusel olla. Inglise keeles kutsutakse low earth orbitiks, mis on see kõige parem, võtab kõige vähem kütust, samas sa saad maa peale vaadata. Ja kuna praegu meil ju eksponentsiaalselt suureneb ka, meil on üha rohkem ja rohkem hakatud kosmosesse saatma konstellatsioone, mis koosnevad väga paljudest väikestest satelliitidest. Kõige kuulsam neist on siis Starlinki satelliidid ja need on, ma ütleks, viimase paari aastaga on kahekordistanud meie satelliitide arv üldse kosmoses. Ja nemad manööverdavad... Viimase aastaga on veel omakorda kahekordistanud, et see läheb ikka ulmelises tempos. Ja nemad teevad kogu aeg oma kursi trajektoori korrigeerimisi mitu korda kuus minu teada isegi, sest nad satuvad kellegagi liiga lähedale. Et üks hetk ikka mingitel kindlatel kõrgustel kosmoses hakkab tihedaks minema. Et siis tekib see efekt, nagu on, kui nüüd täna juba filmi analoogide veel läks, nagu see Wallis oli see, kui nad sealt sest prügikihist läbi sõitsid. Jah, just täpselt see prügikihist. Ta hakkab maalt lahkumine raskeks muutuma, sest prügi on nii palju. Aga eks selles mõttes, et eks enamusest prügist tuleb ühel hetkel ka alla loodetavasti, et see prügikogus aeglaselt väheneb, aga kui me sinna muidugi rohkem üles saadame, kui alla tuleb, siis nagu igasuguse eksponentsiaalse kasvuga. Aga rääkides satelliitidest ja nagu kosmoses sellisest kohapeal olekust, et teie simuleerisite, mul endal on üks tuttav, kes töötas välja, töötavad siiamaani, on see Lycon Photonics, kes teeb neid LiDAR sensoreid erinevatele satelliitidele ja asjadele, mis siis on selline täpsem kauguse mõõtmise metodoloogia. Osaliselt ka sellel samal eesmärgil, et tuvastada läheduses olevaid objekte, kuigi olgem ausad, kui nad kahel erineval trajektooril tulevad, siis sel hetkel, kui sa näed, on ammu hilja, siis sa enam reageerida ei jõua. Aga ka kommunikatsiooniks või ütleme põkkumismanöövriteks või nii edasi, et siis on hästi oluline. Aga tegelikult te ka ju Karolid, et täiesti füüsilist või esiteks on see, et meil muidugi on olnud juba eelnevalt need S-Cube'id, mis olid eestlaste tudengisatelliidid. Olgem ausad, mina võtsin neid peamiselt kui tudengi motiveerimisprojekte, et panna hästi nagu sükest inseneerias ja sellises valdkonnas nagu tekitada seda sihti, et oleks olemas mingisugune süke suur siht, mille suunas töötada ja motiveerida insenere siis nagu teemasse pühenduma. Aga sellega muidugi kes kaasas ka see, et S-Link 1 reaalselt jõudis orbiidile ja töötas seal. Ja, et need tudengid, kes S-Cube'i arendasid, olid kindlasti väga motiveeritud sellest teadusmissioonist, mis oli siis päikesepurje katsetamine kosmoses, aga jah, suurim tulemus kokkuvõttes tõesti oli uue põlvkonna kosmose inseneride motiveerimine ja väljaõpetamine. Et praegu on täiesti uskumatu tegelikult, et siis ma ise olen samamoodi tudengisatelliidi programmist välja kasvanud ja kui mina seal olin, siis seal mõned ettevõtted alustasid oma tööd.
ja siis nüüd 2,5 aastat tagasi kutsus üks nendest ettevõtetest mind tööle. Okei. Ja kui ma jõudsin tööle, siis ma mõtlesin, et ma lähen nüüd rahulikku kaugseire ettevõttesse, me vaatame siin pilte ekraanilt ja siis analüüsime neid tehisintellekti abil, et siuke rahulik ja tore töö. Ja siis ettevõtte juht teatas mulle, et tead, Karoli, me hakkame satelliiti ehitama. Jälle. Aga ja, see missioon on päris põnev minu meelest ja hästi palju toetust leidnud igalt poolt, kus me sellest räägime, nii Euroopa Liidu kosmoseprogrammi agentuurist kui ka Euroopa kosmoseagentuurist, mis on 2 täiesti erinevat organisatsiooni. Et mis me tahame teha on, ma mainisin enne juba Sentinel-1, üks nendest Euroopa Liidu satelliitidest, mis siis teeb radarpilte või annab radarandmeid ja me tahame sellele sappa saata 3 väikest passiivset vastuvõtja satelliiti, mis siis püüavad kinni selle Sentinel-1 signaali erinevate nurkade alt ja niimoodi erinevate nurkade alt me saamegi palju täpsema taimestiku kõrguse mõõtmed kätte. Et ja mis me selle abil teha tahame, siin teine asi lisaks sellele metsade vaidlusele on ka süsiniku kauplemise vaidlused ja kõik, mis selle ümber toimub, et see tundub väga läbipaistmatu, on jätnud endast nagu ebausaldusväärse mulje, et kui keegi küsib mu käest, et anna nüüd siin 5 eurot, et kompenseerida oma süsiniku jalajälge, siis mõtlen, kus ma tean, mis nad sellega teevad. Aga meie eesmärk olekski, et siis jällegi samamoodi nagu selle lageraie projekti puhul pakkuda seda rohkem läbipaistvust, rohkem otseseid andmeid, et kui palju ikkagi siin mingisugune mets süsinikku seob selle abil, et me arvutame välja need tüvemahud, mis seal on ja siin on mingi suurem visioon ka juures, mille äriplaanist ma ei saa rääkida, aga ikkagi tahaks globaalselt aidata seda süsinikuturgu läbipaistvamaks muuta nende andmete abil. Et selle satelliidi juures kõige põnevam on muidugi satelliidi ehitamine, aga kõige olulisem on tegelikult see andmete jagamise osa, et me tahame saada andmevabrikuks nii-öelda. No eks see oma klientidele mingi lõppseire tegemine on üks tuluse, aga ma arvan see, kui sa neid andmeid omad ja neid andmeid hakkad jagama, see on sinu see tegelik nagu profiti koht, et kus see rahavoog tekib pidevalt. Aga see on Kas teil praegu on see teadusprojektina või oletegi teete äriarendus selles suunas? Ja päris kõva äriarendus juba käib meil. Eelmisel nädalal tuli üks uus äriarendaja ka selle sama teema peale tööle ja päris ma vaatasin, et 4-liikmeline tiim juba vaikselt tegelikult siis oma finantseeringuga või? Ja praegu küll, ja me ka kaasasime investeeringu minu meelest eelmisel aastal just sellele projektile mõeldes, siis esimese arendusfaasi jaoks saime Euroopa Kosmoseagentuurilt natuke toetust ja nüüd varsti tuleb uus investeerimisring, mis on ka sellele keskendunud. Aga ütleme niimoodi, et kui ma arvan, et kompetentsi on selles mõttes Euroopas väga hea saada, sest ma olen ise selle kosmosekongressi delegaat ka, et ma hästi palju käin ka nendel ESA üritustel ja nii edasi, et ega Euroopa selles mõttes tunnistab, et me oleme teatud mõttes kosmoses nagu maailmast maha jäänud, ehk kogu see, kuidas kosmosesse saab osa, ka kosmoses käimist osa. Aga kui sa juba kosmoses oled, siis tegelikult selles on Euroopa ikkagi vaieldamatu favoriit. Et Euroopa satelliiditööstus ja satelliidi teadmised on kõvasti paremad kui konkurentidel. Et selles suhtes ma arvan, et teil võib see võib olla väga põnev projekt, eriti kui teil õnnestub sinna mingit talente ka tõmmata. Aga selles mõttes väga ambitsioonikas, et kui nad on väiksed, siis eks küsimus on, millega sa üles saadad, kuna ja kuidas sa saad õigele trajektoorile, aga millegi kosmosesse saatmine väga odav lõbu ei ole ja ega see satelliidi enda väljatöötamine ka väga odav lõbu ei ole. Et selles suhtes nagu väga müts maha, et meil tegelikult Eestis tegeletakse ka väga sükeste põnevate asjadega. Ja
need ambitsioonid on tohutud. Tegelikult üks asi jäi mind natuke kriipima algusest, et sa ütlesid, et Eestis rakette ei toodeta. Jaa, ma tegelikult olen kuulnud, et natuke on see ka teema, millega tegeletakse. Mina korrutasin kõigile vähemalt 5 aastat, et meie Eestis rakette ei hakka kunagi tootma. No enam ma ei ütle seda mitte millegi kohta, sest nüüd ma kuulsin, et hakatakse rakette ka tootma, et kui nagu küsida, et kus meie võimete piirid on, siis mina ei tea. Ja kui arendatakse satelliiti, siis ilmselt saavad need satelliidid ka valmis ja saame üle kõikidest nendest rahalistest, keerukustest ja tehnoloogilistest, sest et ega mõelda, et saata siis kuhugi Sentinel-1 lähedale teised satelliidid, see ka tundub selline regulatiivselt natukene keeruline, kindlasti me saadame ohutusse kaugusesse muidugi, aga... Vaatame, et kokku ei põltaks. No täpselt, meil võib-olla on vaja natuke koostööd teha. Natuke matchmakingut siin podcastis. Aga jaa, ei, selles mõttes, see on tõesti, see on nüüd koht, kus mul endal ei ole ka piisavalt infot, aga ma olen ka kuulnud, et me tegelikult teeme ka rakette ja ma tegelikult hakkasin mõtlema, kui ma seda podcasti tänast saadet kokku panin, kas peaks üritama ka leida kedagi, kes sellega tegeleb, ma hakkasin mõtlema, et võib-olla see läheb ikkagi natukene AK materjalidesse, aga nüüd on see välja öeldud, et me teeme rakette, me lihtsalt ei tea, kes teeb, aga põhimõtteliselt on Eestis tõesti ei tasu sugugi mõelda selle peale, et Eesti on väike riik. Et tegelikult tänapäeval on tehnoloogia võimekus selline, et ongi, kuna me oleme suure organisatsiooni osast, ega ma kahtlustan, et seda teed me veel päris ei lähe, et nüüd eestlased ehitavad raketi ja sina ehitad satelliidi ja siis me saadame selle üles ja majandame ise. See vist oleks natukene palju loota, see on nüüd väga tuleviku teema. Sest ega meil, olgem ausad, ei ole siin suht põhja pool olles ka väga hea nagu stardiplatvorm, kust startida puhtalt füüsikareeglite järgi, mida lähemal ekvaatorile oled, seda rohkem maakera viskab ise kaasa, et sa ei pea nagu nii palju tööd tegema. Aga tõesti mingisuguse suurema kosmose stardi raames neid igasuguseid eri mõõdus satelliit viiakse tänapäeval igal moel üles, et hinnad tulevad alla ja see tegelikult avab uusi turge. Et ma arvan, et see on vägagi nagu põnev ja kui nüüd võtta siin veel selline eriti nagu moonshot projektiks, nagu kutsutakse kaugel asju, siis sõna otseses mõttes moonshot projekt on ju see Tõravere kuukulguri teema. Et kes ei ole käinud, siis ma muidugi ei tea, kas see avalikult on kättesaadav, kuidas nad sinna ligi lasevad. Mina olen käinud eelmine suvi Tõraveres on siis kuupinnase siuke testlabor, kus siis on simuleeritud sellist sarnast regoliidilaadset nagu pinnast, kus siis nagu ronida ja teha. Lastele väga meeldis. Aga neil on oma kuukulguri projekt, millega nad siis tõesti teevad nagu teadustööd selleks, et valmistuda nüüd nendeks nii Euroopa kui see on see Artemise programmi raames ikkagi kuule tagasi liikumine. Et ei ole ka võimatu, et mingi tükk Eesti tehnoloogiat jõuab lõpuks ka lausa kuupinnale. Et see, et Eestis tehtud asi on jõudnud kosmosesse, see on nüüd juba tehtud mõnda aega tagasi, SQ1 näol. SQ2 läks natuke õnnetult, aga mitte meie pärast osaliselt. Või tegelikult me ei tea, mis tega lõpuks juhtus, et orbiidile jõudis, aga sealt ta millegi pärast suhelda ei tahtnud meiega. Ta ei saanud välja. No alati on võimalus, et millalgi hiljem kuskilt tuleb mingi signaal salapärane, nagu oli ju selle, ma ei suuda öelda seda satelliiti NASAl oli, kus oli mitu aastat oli satelliit vait olnud ja saaks uuesti suhtlema. TalTechi satelliite ka mõnda aega otsiti, aga siis ikkagi saadi ühendus, et seal oli alguses mingi segadus, et oli vist mitu satelliiti välja lastud, aga ei teadnud, kes on kus. Siis raadioamatöörid otsisid. Et muidu on see kosmose asi on päris hästi omavahel tõesti jagatud ja ka avalik andmestik ja ka ütleme niimoodi, et kõik need militaristid ju väga tahavad, et nende satelliidid ei oleks väga teada, kus nad asuvad ja kuhu nad lähevad, aga tänapäeval suudavad raadio nagu amatöörid tegelikult päris hästi positsioneerida kõiki neid tükke asju väga kiirelt, et eks enamasti ikkagi mingisugust infot omatakse. Kui nad järelmanöövreid teevad, see juba on keerukam.
aga no eks praegugi need avalikud vähemalt andmebaasid vist suuremalt jaolt neid salajasi satelliite klassifitseerivad kui kosmoseprügi siiamaani, nagu ma olen kuulnud. See on ka kaval mõte. Aga ühesõnaga, ma arvan, et selle ambitsiooni võib selles mõttes nagu kokku võtta, et tegelikult ei ole see Eesti nii väike midagi, et me suudame teha ikkagi väga paljudes asjades, meil on talenti tegelikult päris palju, inimesi on lihtsalt vaja motiveerida, sellel on tulemid. Et tegelikult olgem ausad, see Estcube'i projekt, mis oli siuke inseneride entusiasmi projekt, et tõsta natuke motti, on osutunud üllatavalt edumeelseks ja läinud väga paljudesse sektoritesse laiali ja oma laiemat mõju. No eks see arvatavasti nagu Skype'i maffia varsti võib kutsuda lihtsalt Estcube'i maffiaks seda. Ja ma arvan küll, et see on täitsa sobilik. Just. Kuulge, aga suur tänu, et saite tulla rääkima sellisel põneval teemal. Aitäh kutsumast.